Reaalselt ma tulin just trennist ja ma lihtsalt jäin täiega mingi mõtlema ja ma olin lihtsalt kui te selle relate'i, siis ma ei tea, nagu ma ei tea, see kõlab täiega kahtselt, aga ma ei suuda uskuda, et ma olen ikka veel vaene. Nagu reaalselt, ma olen nii palju nagu rumalaid otsese, või no mitte rumalaid, nagu tegelikult tagasi vaadates üli nice, mul on üli hea meel, aga nagu reaalselt esimesed 3 aastat aussis, ma ei pannud sittagi raha kõrvale, nagu mitte midagi. Ma ostsin endale igast asju ja ka ma nagu reisisin räigelt, nagu niimoodi, et ma reisisin mingi 2-3 kuud, panin täiega peeneks, läksin jälle tööle, siis panin jälle peeneks, läksin jälle tööle. Nagu kui ma oleks terve see aeg nagu mingi kaevandust teinud või mingi raha kõrval, nagu okei, nüüd ma olen reisinud, ma olen seda elu elanud, mingi noorust nautinud, värki-särki. Reaalselt, ma lihtsalt olingi, sõitsin autoga, ma ei suuda uskuda, et ma olen ikka veel vaene. Nagu täiesti pekkis, nagu palun andke mulle passiivsed sissetulekud, kas või 2-3 tuhat kuus, see on päris palju tegelikult, aga või noh, kelle jaoks palju, kelle jaoks mitte, eks ole. Ma lihtsalt tahaks noorust nautida. Nagu võib-olla ongi hea, et nüüd mul on lihtsalt nii räige tugev mingi drive sees, et ma olengi nagu, et ma ei viitsi enam nagu, ma ei viitsi enam ärgata hommikul üles, et minna mingi tööle, mingi kaevandusse. Ma tahan nautida noorust, aga ma ei viitsigi niimoodi ka, ma lihtsalt naudin noorust praegu ja siis lõpuks ärkan üles ja olen 30 ja pole hinge taga nagu raha ega vara ega midagi, nagu et nooruses ongi hea tööl käia ja energiat on palju ja praegult võimalus Austraalias raha teenida, see on nagu mingi shortcut elus lihtsalt, sest see raha, mis sealt tuleb, on nagu haigus. Aga nagu, kuidas on võimalik, et käid kaevanduses tööl ja ikka veel on mingi, ma elan elu nii valesti lihtsalt. Aga see on ka, kas ma olen teistele finantsadvisor, see on sama, see on põmps sama nagu, et vallaline sõber on mingi kõige suurem mingi armuasjade mingi nõuandja reaalselt. Teoreetiliselt meeletult tark enda raha asjadega. Sittagi ei saa aru lihtsalt. Või saan aru, aga lihtsalt ei liigu nii, nagu asjad liikuma peaksid. Lihtsalt teen mingi haigeid valesid otsuseid. Käin lihtsalt kõik ämbrid läbi, mida võimalik üldse läbi käia on nagu. Mu väike rant lihtsalt. Ma olen mingi räigelt palju pre-workouti joonud. Võib-olla sellest, aga nagu olavaid. Ma tegin neilast näo mingi puhastus, mingi vacuumi või asja, mis teeb mingi näo süvapuhastust ja ma panin liiga hullu, et nüüd meil on mingi sinikad lihtsalt üle terve näo. Awesome. Aga ma ei viitsi isegi alustada jälle seda, et oh my god, ma ei ole jälle nii kaua jõudnud filmida, sest et olgem ausad, kui te mind jälgite, siis te teate, et kahjuks iga 3 kuu tagant te saate video. Ma jälle kolisin ja tõesti, nii ongi. Ma jälle kolisin. Ma olen nüüd majas omadega, aga ausalt ma loodan, et this is it. Ei viitsi enam, palun. Ma nüüd jään siia, ma teen teile mingi aeg, võib-olla siia video lõppu hiljem tuleb väike mingi aesthetic video sellest majast. Nüüd ma elan nagu townhouse'is, ehk siis 2-korruselises majas, kus on 3 magamistuba. Teeme siis niimoodi, et teeme video lõppu väikse esteetilise nii hästi, kui ma oskan. Teeme siis, et uus maja.
elame. Ühesõnaga praegu ma mõtlesin, et ma ei ole nii ammu siia jõudnud ja minule siiski väga üllatavalt, isegi kui ma ei ole nii ammu mitte midagi postitanud ja ma olen üldse nii ära kadunud kuidagi. Ta on nii kiirelt oma asjadega tegelenud ja ma ei tea, ülitihti lihtsalt ja by the way, ma olen viimane inimene, kes peaks kaamera ees meikima, sest minu meikimine on lihtsalt nagu shocking. Aga you gotta do what you gotta do. Saan raudselt täiega heiti, kõik on mingi, oh my god, sa elad nii valesti. Mis meil siis vahepeal toimunud on? Austraalia minifestival toimus, oli cool, saime väga palju õppetunde, väga laheli, nagu reaalselt ma olen täiega rahul, et ma selle ära tegin. Aitäh kõigile, kes kohale tulid. Ma ei oska siiamaani veel öelda, kas ma seda veel teen, sest et reaalselt mu viisa saab läbi novembris. Ja ma ei ole siiamaani nagu suutnud normaalselt ära otsustada, mis ma teen. Kas ma jään Austraaliasse, kas ma lähen tagasi Eesti. Sellega ma olengi praegult nagu mostly tegelenud. Ehk siis ma olen veetnud väga palju, oh my god, mul oleks nii lappes asi siin praegu. Väga palju, okei, ma ei tea, kui teie niimoodi seda ei tee, siis ma ei tea, mida ma olen veetnud põhimõtteliselt praegu kõik oma päevad IMMI lehel ja üritanud uurida ja aru saada, kuidas ma saan siia jääda, kui palju see mulle maksma läheb ja nii edasi. Ja ühesõnaga ma töötan nüüd, siis ma olen nagu reaalselt nagu mingi kõige halvem mingi story time, sest et see on ehtne see, kuidas mehed räägivad mingit juttu, et mul on see ja me jõuame sinna ja nii on. Ja siis naine on nagu, et mingi ma jätan mingi 30 juttu poolikuks ja siis nagu endal on tunne, täiega kõik saavad aru, mida ma räägin. Nagu. Ühesõnaga, uus maja, nii jõudsime uus töökoht, ma nüüd töötan coach'i all ehk siis coach hire ja ma töötan tool store controllerina. Väga paljud, ausalt nagu ma ei tee neile, nagu see on, ma arvan, ma on nädalas mingi 3-4 uut inimest, kes kirjutab ja ma nüüd juba põhimõtteliselt saadan kõigil ühte sama juttu, sest et nagu kõik inimesed küsivad ühte sama küsimusi, ehk siis ma olingi nagu, et ei, me peame tegema uue update'i YouTube'is, et rahvas oleks kursis, mis toimub. Ja nüüd ma olen ka hakanud, kuna nii palju küsivad nagu Austraalia kohta üldiselt, nagu minu jaoks nii basic küsimusi, aga see on arusaadav, kõik on uued, siis ma olen siin mõtlenud ka, et nagu äkki peaks tegema mingisuguse Austraalias hakkama saamise koolituse, kus ma siis saaksin nagu reaalselt mingit kasu ka sellest, et ma siin tunde veedan iga nädal rahvaga inimesi, no reaalselt ma aitan inimesi välja, ma aitan neil tööd otsida, ma aitan neil kõike teha, nagu siis Austraaliasse tuleku infot, ehk siis kes on mingi jube tore mingi koolituste tegija, võite võtta minuga ühendust, teeme projekti, sooviks täiega teha mingi videokoolitust või jah, pigem mingit videokoolitust. All you must know when coming to Australia on nagu reaalselt, sest et inimesed ei tea ja inimesed ei viitsi jagada infot ja kõik, kes siin nii kaua on olnud, neil ongi siuke, et et tundub nagu, et osadel ma tean, et kui mina näiteks otsisin kaevanduse tööd, siis hästi paljud olid umbes siukse suhtumisega, et et mina sain hakkama ja saa sina ka hakkama, et nagu millegi pärast osad eestlased eriti ei viitsi vaeva näha, aga mina olen kõik ilusti siin tööl otsinud ja nii. Ühesõnaga teeme koolituse, ma töötan siis, käin siis igas erinevas, põhimõtteliselt iga kord, kui ma lähen kaevandusse, praegu ma teen mingi 2-2, ehk siis 2 nädalat olen kaevanduses ja 2 nädalat olen linnas, millest 5 päeva ma siis töötan. Ehk siis 2 nädalat olen kaevanduses, iga kord, kui ma lendan, siis ma olen erinevas kaevanduses, siis tulen nädal aega on täiesti vaba ja siis järgmine nädal 5 päeva ma olen siis linnas tööl, kus me siis oleme laos ja ette valmistame tööriistu uueks kaevanduseks. Ehk siis minu töö kaevanduses on see, et ma olen nagu konteineris, mis näeb välja nagu
tööriistapood, kasutan arvutisüsteemi, et neid igale töölisele siis neid tööriista siis välja skanneerida ja see ongi mu töö. Alguses ja siiamaani tegelikult on nii palju õppida lihtsalt, nagu see on meeletu, sest inimestel on mingi haiged aktsendid ja osad läheb mingi täiega närvi, kui on mingi noor tibi on kuskil, peab andma tööriistu välja ja siis ma isegi ei tea, mis asjad nagu pooled asjad on, mida nad ütlevad. Ma lihtsalt reaalselt ei tea kõiki tööriistu, sest seal on nagu sadu erinevaid ja osad on mingi väiksed jupid, millel on mingi värvides väike nimi nagu. Õpime täiega, aga ülirahul olen selles suhtes, et palk on hea. Palk on, ma arvan, palk on kõige suurem palk, mis ma olen üldse Austraalias saanud. Mul on tööl tihti nii palju vaba aega, et ma saan arvutis oma asju teha. Kuna ma olen ise lihtsalt mulle räigelt meeldib mingi organiseerida ja ma olen mingi hull pedant. Mida hullem see konteiner on või näiteks, kui kellegil on kodu Üllilapes, please, kutsuge mind, ma tulen, ma teen, organiseerin, koristan ära, mida hullem see kodu on, seda parem, seda õnnelikum ma olen ausalt nagu. Kõik alati on mingi, et Birgit, sa oled nii veider, sest minu jaoks on see, et kui on mingi räige majapidu olnud, oh my god, palun, ma tahan seda koristada. Kas see on veider või? Palun, nagu reaalselt, ma ei ole veel siiamaani kohtanud kedagi, kes ütleks samamoodi nagu mina, et please, tahan majapidusid koristada. Aga kui ma saaks reaalselt selle eest raha, et inimesed kutsuksid mind enda koju ja ma saaksin enda kodusid organiseerida. Oh my god, kas mu unistuste töö on koristaja või? Mitte, et korista seal mitte midagi viga oleks, sorry, ei tahtnud mitte midagi halvasti mõelda, ma lihtsalt. Millega ma veel tegelen? Peale Austraalia minifestivali. Austraalia minifestivalil üks sponsoriteks oli e-cup, kellega ma nüüd siin olen siis teinud kokkuleppeid ja õppinud nende süsteemi ja neile nii meeldis, kuidas ma Austraalia festivali ajal tegelesin nendega. Pakkusid mulle peale festivali, et kas ma oleks huvitatud olema nende firma Lääne-Austraalia müügiinimene või koordinaator, kuidas iganes, et otseselt mingit sükest ei ole. Siis nad ütles, et neil ei ole kedagi Perdis, kes nende asjaga tegeleks ja mulle nagu hullult meeldis nende süsteem, sest et reaalselt nad ongi ainukene pakkuja ja praegult on Austraalias just hiljuti kõik, kes ürituste maailmaga vähegi kursis on, siis Austraalias Perdis ka nüüd hiljuti tuli uus seadus välja, et üritustel ei või müüa jooki ühekordselt kasutatavas topsis ja nende tops on reaalselt esimest korda, ma saan tööta firma jaoks, kellesse ma reaalselt usun ja nende tops on ainuke tops, mis on Austraalias toodetud, logod saab ise sisse printida ja need on kahe nagu seina vahel, ehk siis mis mulle nagu räigelt meeldib, sest et enamustel üritustel, kus firmad on lasknud enda logod peale printida, siis lihtsalt sa pesed need ära ja logo on läinud või siis see on lihtsalt nii kriibitud peale mingi 2-3 üritust, et sa ei saa seda enam kasutada. Ehk siis mulle see nagu hullult meeldib, see teeb nende firma nagu hästi unikaalseks ja mulle on täiega meeldib nendega koostöö, aga teeme nüüd niimoodi, et ma teen kähku, lõpetan meigi ära ja hakkan neid paari promo siis täna filmima. Ma tahaks pilte ja videosid ja ma mõtlesin, et ma teen siis video ajal kokteile, et siis hiljem hakata pulmadele ja mingi väiksematele üritustele promoma, et nad telliksid mind, kuna Austraalia jaoks ma ehitasin 2 paari ja nad on tõesti ülihead paarid ja mul on alkohol üle ja ma tahaks hullult sellega tegeleda vabadel nädalatel, kuna mul on 2-2 graafik, ehk siis iga 2 nädala tagant ma olen 2 nädalat Perdis, seega mul on aega täiega mingiks side hustle'iks ja see on tõesti asi, mida mulle meeldib teha ja mille nimel ma olen nagu nõus täiega pingutama, et oma vabad nädalad sinna alla panna. Ehk siis hakkame filmima promo, ma panen siia lõppu ka ilmselt mingi promo. No nii, ma olen nii kaua nii palju teinud, et ajasin Arti ja enda auto siis välja
ja kuna ma avastasin, et meil on nii hea elutuba, ehk siis muidu, kui ma mõtlesin kõike filmida, issand, ma olen jalanud küll. Muidu mõtlesin kõike filmida nagu tagaaias, siia ei paista üldse päikest ja siin on mingi kuivam malts taga, mida me pole veel tegelenud sellega. Ja ma ei tea, kas ma ise nagu see jääks üldse ilus taust siin praegu. Ja ma ei tea, kas see baarima üldse oleks võimalik minul üksinda nagu liigutada. By the way, saatke neid, please. Ma olen nagu fully in love nende Noshu uute nendega. Nii head reaalselt, nii head. Ehk siis ma otsustasin, et baarid on siin. Marti auto on lekib täiega. Ehk siis ma arvan, ma teen selle baariga, sest see on nagu see veits spetsialim baar, kus on see peegel on peal. Siit seda baari saada sinna on palju lihtsam kui taga aeda. Ehk siis vaatame, kuidas mul läheb. Siis külm on ka, nii et saabki veits soe teha. No nii, ma olen siin nüüd ma olen siin nüüd tükk aega vaeva näinud ja see on siis ma arvan, et selle lõpuproduktiga ma nüüd jäängi. See on nüüd see tops, millest ma enne rääkisin. Taaskasutatud tops ja ma veits kasutasin ka Jägermeistri mürtsi asju, mida ma siis üritusega sain kasutada. Ja kohe hakkan tegema siis videot, kuidas ma teen mõned kokteilikesed. Veits veider on, sest et legit seal on nagu mingi kõige suurem liiklus ever. Ja kõik need autod saavad kenasti vaadata, mis ma siin teen. Ma tahaks enda äriga siis nagu pigem rohkem promoda selle videoga, siis ma teen nende topside jaoks selles videos ainult õlle või siidri. Et eks näis, kuidas lõpptulemus tuleb, eks väga palju jääb ka minu, ütleme nii, et ma olen harjunud olema kaamera taga, mitte kaamera ees ja kuna ma olen üksi ja ma lihtsalt põhimõtteliselt saan filmida ainult ühe nurga alt. Siis ma ei tea, kuidas välja tuleb, ehk siis eks näis. Oi, vaatame, mis esimeses kokteilis saab. Võtsin netist mingi suva kokteili ja ma nüüd panen selle nimeks vodka raspberry dream, sest see on põhimõtteliselt viin, sidruni mahl, ma ei oska rääkida enam, jäävaarikad ja siis kõige peale prosecco, ehk siis see tundub täiega nagu mingi minu jook, aga ma arvan, et see on mingi maks kange. Aga proovime, mulle tõmba mingi ketti ei pane, sest see on mingi minu signature jook ja isendale mingit täiega vikendada. Vau, okei, see on põhimõtteliselt puhas alkohol. Aga see on nii hea, oh my god. Võib-olla ei ole asi kokteilis, vaid selles, et ma olen eeslane. Okei, teem, see on tõesti, see ongi dream. Ma ütlen ausalt. See ongi dream, see on jube hea. Nii et järgmine kord, kui ma kaevandsast koju tulen, siis ma teen soolaleiva ka. Nii et kõik sõbrukesed saate vodka raspberry dreami. Mul on 2 kokteile tehtud, ma hakkan juba vaikselt känni jääma. Oh my
my god, ma olen nii ammu joonud, et ma olen igaveks alkoholi peale mingi... Põhimõtteliselt ma olen praegu siis teinud ära 2 kokteili. Üks on see Dream. Viin mulle väga meeldib. Viina ma võin alati juua. Oh my god, ma olen alkoholi peale. Tegelikult ei ole. Ma joon tegelikult ainult mingi korra üle mingi 3 kuu, nagu taas ma genaatsõppidega käin väljas. Anyway, see ole see, milleks ma siit olen. Ma olen vihkanud rummi peale mingi põhikooli, kus olid need kõige rõvedamad peod, kus jõid seal mingi... Ühesõnaga, ma tunnen rummilõhna ja mulle tuleb lihtsalt mingi 8. klassi peod meelde. Kas teil on ka nii või? Okei, teate mis või? Ginger ale võib-olla ongi see, mis päästab rummi. Ma võib-olla pigistaks selle kinni. Aga rohkem ma seda mitte kunagi joome Heavenit. Oh my god, ma ei tea, kas YouTube'is üldse juua võib, nagu ma saan mingi monetize raudselt. Aga selleks, et me siin monetize ei saaks ja selleks, et me siin üks mees just sõits mööda raielt antis. Mida see vahib, ma lihtsalt teen, et ma teen garaaži ees YouTube'i videot. Selleks, et me siin monetize ei saaks. Need on siis e-cupid, millega ma hakkan tegutlema. Et see ongi see, et siin peal seda logo ei ole, ehk siis sa võid neid sadukaardi pesta ja logo maha ei tule. Nii et vetsi peale. Teeme siis ühe džinni kokteili ka valmis. Äkki aitab ka tänaseks või? Kaua ma neid kokteile siin üksi on. Kui teil on mingid spetsiifilisemaid küsimusi, mida te sooviksite teada, teeme ma ausalt nagu, ma ütlen seda iga kord, aga nagu tavaliselt ikka on niimoodi, et et pead sõnast kinni, aga ma ei tea selle YouTube'iga kuidagi nagu see sõnast kinni pidamine ei ole üldse hästi välja tulnud, aga anname siis uue lubaduse, teeme uuesti, teeme ikkagi hästi palju videosid, eks ole. Aga ja ma hoian teid viisaga kursis. Ma reaalselt mõtlesin, et ma teen video, kus ma lihtsalt olen nagu, et nii, need on kõik plussid ja miinused, kui ma lähen Eesti ja need on kõik plussid ja miinused, kui ma lähen Austraaliasse ja teie valite. Sest et minu aju ja minu mõistus on lihtsalt otsa saanud reaalselt. Mina enam ei tea. Oota, ma telefon heliseb. Aga davai, teeme siis promo ja näeme hiljem. Austraalia, ma ei tea, mida ma tunnen sinuga. Reaalselt ma tunnen, nagu ma oleks ise juba mingi kinnisvaramaakler. 3 kuud, et elada kuskil. Ma pean 1,5 aasta pärast Eesti kolima. Ma ei tule mitte kunagi Eesti tagasi. Mul on sattunud kas valed võtmed või siis omanikud on lukud ära vahetanud.